Tervist sõbrad, rõõm teid kõiki näha siin kanalil. Olen Kristo ja räägin oma tegevustest nüüd juba nii kullerteenustes kui ka taksonduses, sõbrad. Esmaspäev kell on 7:15 ja ma alustan oma vahetust. Viimasel ajal on mind palutud või siis isegi ütleme niimoodi nõutud, et ma räägiks ka sellest, kui palju mulle siis tegelikult kättega jääb. Seega täna teeme nii-öelda korraliku ülevaate, ma pole kunagi viitsinud sellega tegeleda, aga tulen teile vastu ja teeme teatud vahet ei ole. Ühesõnaga, mis me siis teeme? Paneme oma näidud nulli ilusti. Paneme ilusti näidud nulli. Taksonduses on meil ka näidud nullis ja tööpäeva lõpus siis saab konkreetsed numbrid teile näidata, palju siis on ikkagi võimalik teenida. Seega alustame. No sõbrad, on esimene tund aega on tehtud tööd ja nagu hommiku kohaselt midagi oli, isegi olid punased tsoonid. Pakkus ka Uber oma teenust ja ka sõit oleks olnud liiga pikk, umbes 30, mitte umbes, vaid ta näitas mulle 37 minutit. Ma otsustasin, et ma ei võta seda vastu, ei tea, kuhu ma minema hakkan. Aga praegu seisuga on siis teenitud 16 eurot. Selle kõik tuleb muidugi pooleks jagada. Seega seda on vähe ja ma arvan, et tuleb jätkata sellel samal lainel. Olen praegu siin Mustamäe, pigem isegi Kadaka kandis Leiva tänaval ja siit liigun siis vaikselt Mustamäe poole. Loodes, et sealt midagi saab. Sõbrad, on kätte jõudnud see aeg, kus ka kullerteenus annab ennast märku ja mul praeguse seisuga on käsil 2 tellimust korraga. Esimene on juba ära viidud ja järgmine on siin umbes 3 kilomeetri kaugusel. Nii et taksondusega ka jätkame kindlasti, aga hetke seisuga on välja lülitatud, kuna tuleb kulleriga siin teenust pakkuda. Seega sõbrad, töö käib ja võib-olla on isegi mingeid tulemusi pärast näidata. Kell on 2 ja ma olen jõudnud siia, ma ei tea, kas on teil näha, aga jõudsin siia, mis ta on, Pelgurannasse ja tulin Kalda tänavalt, tulin siia ja tõin siia paki, mis ei ole küll toiduga seotud, eks Bolt Food. Ma saan aru, et Boltil on veel ka nii-öelda kullerteenus, ehk siis peale toidu saab ka veel muid asju vedada. Ja tõin ma siia siis 8:60-ga tõin siia siis paki ära. Nii et saab ka siukseid pikemaid tellimusi. Nii on tehtud päris mitu tellimust, vahepeal ei midagi huvitavat, kui nüüd välja arvata see viimane tellimus, mis ma tegin. Kell on praegu 2 ja tulin ma siis Kalda tänavalt, kes teab, see on seal, mis ta on siis Tondilt edasi Tähetorni kandis. Sealt võtsin tellimuse peale, mis ei ole seotud Bolt Foodiga, vaid ma saan aru, et mingi imekombel ma olen kuskil registreerinud lihtsalt kulleriks, mis on ka meeldiv. Et sealt tõime siia Stroomi rannakanti, tõime ühe väikse pakikes ära kosmeetikat, ei ole. Ja nagu ma aru saan, siis see kordistamine, mis on praegu käsil, siis sellele ei laiene. Tõime 11 kilomeetrit 880-ga, nii et ilmselgelt
seal ei ole kordistajad peal. Aga midagi, juba siit samast Romkast saime järgmise tellimuse siit Maximast My Sushist. Nii et varsti peaks saama tellimus valmis ja see on nüüd küll toidu tellimus. Ma ütlen, ega need klienditeenindajad, ega need ka ei vaata, mis toitu või kellele annavad. Mul on järjekordselt siin samas Stroomi rannas siin sushis ja esimese korraga neiu ikka konkreetselt nõudis mult, et ta tahab näha telefonist tellimust. Ei olnud probleemi, näitasin ära, et ma palun, et tellimus on siin ja nüüd tulen teist korda sinna ja noh, juba targem, kogemus olemas. Kohe esimese asjana näitan telefoni ette ja neiu vaatab, ütleb, aha, kõik tore, anna mulle toidu kätte, ma pakin ära ja siis takka küsib, oli ikka see isik või? No kurat, ma näitasin ju sulle, see tähendab seda, et ega see toidu müüa seal ka, ega tal jumal pohku ei reis, mida ta seal, mida ma näitan talle. Aga jah, saime toidu kätte, praegu tuleb sull taskusse päris palju, 34 eurot. No, et kõik minu päevateenistus, mis oleks pea pangaarvele laekuma, vist läheb praegu nulli. Aga ei ole, järelikult palgapäev tuli lihtsalt lähemale. Aga jah, viime ära toidu ja vaatame, mis edasi toimub. Ja nagu ma arvasingi, kogu minu nii-öelda päevateenistus siis nulliti ära, ehk siis see, mis pidi pangaarvele, mitte et ma ei tööta siin, ma ei tea, miinuses või midagi. Anti 50 ja 50 märkisin ära nüüd. Nüüd oleks vaja veel 10 ära teha, et ei jääks midagi nii-öelda punast tsooni seal. No nii, sõbrad, vaadake, mis kuradi huvitava asja ma leidsin. Mul vanas telefonis, ma ei tea, panin vana telefoni sisse ja sõidan siis Bolt taksot ja päris huvitava asi on siin tekkinud. Ma ei tea, kas mul uues telefonis on ka, ma ei pannud tähele, aga vaadake seda. Samal ajal, kui Waze on tööl, siis mul on siuke asi siia tekkinud. Ja samamoodi, kui hakkasin lähenema kliendile, siis oli täpselt samamoodi, tuli see väike aken seal, et olete jõudnud kliendile, olete jõudnud kliendi juurde. Ma pole varem sellist asja märganud, et öelge mulle, et kas ainult minul on selline teema või on ka teised sellist asja näinud. Nagu te juba märkasite, siis selja taga on kõik järsult pimedaks läinud. See ei ole päris järsult, et tegin väikse pausi 3-8, puhkasin ja praegu seisuga olen juba 2,5 tundi teinud tööd. Taksondus üldse vaikib, kullerteenust vaikselt midagi viskab, aga ei midagi sellist märkimisväärset. Vana hea Mac on praegu käsil siin, ootan järgmist tellimust. Nii et loodame, et midagi paraneb. Kavatsen veel öösel teha või tähendab mingi kella 2-ni, ma arvan, et teen veel öösel ka, loodan, et siis taksondus hakkab ka vaikselt tööle, sest praegu seisuga täielik vaikus. Aga nii on lood kahjuks ja kõik on hästi vaikne. Nii sõbrad, 1:20 on juba kellaks saanud ja vahepeal oli isegi päris tegus. Lükkasin nii kullerteenust kui ka taksondust. Hetkel tõime siia Siidisabasse, tõime inimese ühisest vahetusest ja on hetkel väike paus tekkinud. Ma arvan, et ma sõidan veel võib-olla tunnikese ja siis on ka nii sõbrad, kell on 2 öösel ja mina olen lõpetanud tänaseks oma vahetuse. Mis siis rahaliselt meil kokku tuli? Kohe ma ütlen teile, nii kullerteenusega kokku siis 77 eurot
pluss 38 eurot takso on muidugi täitsa nutune, 38 eurot takso, selle peab pooleks kohe jagama, ehk siis, mis ta teeb siis, 19 eurot taksos, panen siia kuskile üles, liidame kõik kokku. Lihtsalt kell on 2 praegu, üldse pea ei tööta, et siin täpsemalt midagi välja arvutada. Ja kilometraažiks on siis 214. See teeb, kui nüüd võtta arvesse, et ma tangin Peterburi teel, kus on 40 senti kilo, ehk siis gaasi, ja siis see teeb umbes 5 eurot kütte peale. Seega tulemuse panen ka siia ülesse, nii et nagu ikka järeldusi tehke ise. Töötasin ma täna siis kella 7-st 3-ni ja pärast 8-st siis praegu kella 2-ni. 13 tundi. Ja nii on lood. Sellised hinnad, sellised tellimused ja selline olukord hetkel siis kestab siin Eestis. Seega sõbrad, kui kõik oli hästi, pange like, kui kellelegi ei meeldinud, nagu ikka dislike ja sõbrad järgmise kohtumiseni.